Tere sulle, kes sa minu kanalit jälgid või siia juhuslikult sattunud oled. Teen täna sellise lühikese ladumise suvesuhetest. Käbi, sulg, kivi, rannaast korjatud karp. Vali endale sobiv ja vaatame, mis sinu variant toob. Alustan käbist. Nii, sinu suhted sellel suvel. Sinu suhted sellel suvel. Sinu suhete kohta võib öelda nii, et kui sul on suhe, siis see püsib nii, nagu ta on. Ja tõenäoliselt sa ise selle suhte sees nagu kuidagi muutud, tervened. Et siin tekivad mingid sellised olukorrad, mingid kordused. Sellised olukorrad, milledest sa juba oled olnud. Ja sa oskad neid nüüd lahendada rahulikult, tasakaalukalt, tervendavalt. Et sinu fookus on sellel, et hoida seda, mis on olemas. Kui sul suhet ei ole, siis on täpselt sama lugu. Sa püüad hoida seda olukorda, milles sa oled, säilitada kõike, mida sa oled saavutanud ja pigem tervendada iseennast. Et siin on niisugune lugu, et kui sa selle variandi valisid, siis sa oled suvel nagu niisuguse valiku ees, et kas sul on nagu raske oma tähelepanu jagada. Sa tahaksid uusi teadmisi, uusi kogemusi, tahaksid nagu kuidagi vaimses mõttes edasi liikuda. Aga samas sa tahaksid alles hoida ka endale olulised lähedased inimesed. Ja siin võib sinu jaoks tekkida niisugune liiga raske valik. Ja tõenäoliselt on siin, kui ei olegi vahet, kas su elus on olemas mees või ta on kusagil varem olnud. Sul on kokkupuude mingi mehega, kes oma hästi äkilise, jõulise iseloomuga ta nüüd sekkub kuidagi sinu ellu. Keerab nagu kõik pea peale. Hästi ootamatud sündmused. Ja selles olukorras olles kõige mõistlikum on mõelda sellele, et mida see sündmus muudab, mida ta teeb paremaks ja tervemaks. Meil on hästi raske lahti lasta sellest, millega me oleme harjunud. Aga mõnikord me oleme oma harjumuste orjad. Ja siin küll ikkagi tuleb mees, loob mingi väga ootamatu olukorra ja pöörab nagu elu pea peale, aga selle sündmuse mõju on tervendav ja peale seda su elu kiirelt liigub edasi. Sa nagu, ma ei oska öelda, nagu sa oled nagu see suusahüppaja, kes seisab seal tornis, eks ole, ja väga pikalt juba seisab ja valmistub ja valmistub ja valmistub. Ja tegelikult sa oled valmis ja siis tuleb keegi, kes lükkab sulle hoo sisse ja kuigi see on hirmutav, see võib ehmatada.
on see tegelikult sinu enda heaks. Sellel on pikas plaanis väga positiivne mõju. Et ma võtan sulle siis mingi nõuandekaardi ka kohe. Et kas haldjatel on sinu jaoks mingit nõuandekaarti lahkelt pakkuda? Vaatame. Sa pead otsustama. Sa oled see inimene, kes pikalt kaalub, kõhkleb, kahtleb, mõtleb, aga sa pead otsustama uute alguste kasuks. No, julge otsustada. Ole vapper, julge otsustada. Siin need uued algused on väga toetatud, uus suhe võib tekkida, uued sõbrad võivad tekkida, see tingimata ei pea olema paarisuhe. Et anna endale võimalus kogeda enamat. Julge teha otsuseid. Ja julge edasi liikuda, julge vana maha jätta, julge uut alustada, ütlevad haldjad. Nii armas. Ja ma olen ka selle poolt, et sa oleksid vapper ja suudaksid edasi liikuda. Tänan sind. Nii. Kui sa valisid selle sule, millised sinu suvesuhted on? Mis toimub suhetes suvel? Mis toimub sinu suhetes suvel? Olgu. Et siin on kaks varianti, et üks võimalus on see, et see on selline leebe võimalus, et tekivad mingid probleemid vanematega, vanemate sugulastega või kui sul on elukaaslane endast oluliselt vanem, siis temaga. Siin võivad olla ka raskused suhtlemisel partneri perekonnaga. Päris kindlasti. Et siin on keegi, kes tundub mulle pigem mees, aga ta võib olla meheliku hoiakuga naine. Niisugune keelan käsimpoon ja lasen on ju, võib olla niisugune isevalitseja või selline tsarinna, eks ole. Mina siin juhatan vägesid ja ta toob sinu ellu muutusi, ta ootab, et sa muutuksid, et sa midagi ette võtaksid, et sa liiguksid kiirelt, et sa teeksid kiireid otsuseid. Ta on sinu suhtes kärsitu, ta ei saa aru, miks su elu edasi ei lähe, miks sa ei liigu kiiremini, miks sa ei ole nutikam, miks sa ei ole kavalam. Ja sul võib olla ka selline sõber, lihtsalt sõber inimene, kellega sa palju suhtled, palju aega veedad, keegi, kes ta mõjutab sind kuidagi veidral moel, ta teeb su elu keerulisemaks. Et see võib olla ka mingi niisugune, ma ei tea, keegi, keda sa jälgid näiteks, hoopis mingi sinu eeskuju, eks ole, kes sinu jaoks tundub, et on nagu täht kusagil kõrges taevas, kes on nii edukas, kes on nii hästi hakkama saanud ja sina siin kärbes seinal, eks ole, ei saa isegi aru, et kuidas ta on nii kaugele jõudnud. Et siin sinu jaoks tekib selline olukord, kus sa nagu tead sa, sinult oodatakse, et sa nagu üleöö oleksid see tuhkatriinu, kellel äkki, voilà, palun väga, siin on tõld,
ja kristallkingakesed ja särad nagu 5 kopikat ja elu jah, selles suhtes esitab sulle päris suure väljakutse. Et ühesõnaga, et siin on siis nii, et see on nüüd keerulisem variant. Ma siin nagu nüüd mingis 3 või 4 suunas edasi ei lähe, aga ütlen, et sellel suvel sina suhtealaselt sõlmid mingid kokkulepped, mingid väga selged kokkulepped ja kui sa lood, esiteks, kui sa lood suhte endast oluliselt jõukama persooniga, siis ühel hetkel avastad, et see on täpselt see kõrvitsas tõld ehk tema tõld muutub uuesti kõrvitsaks ja tegelikult ei ole tal mitte midagi. Teine variant on see, et kui sa oled oma tuleviku lootused üles ehitanud oma vanemate peale ja nende materiaalse toetuse peale, siis seda tuge, mida sa ootad, seda ei tule. Kolmandaks ma igaks juhuks toon see sisse, et kui sa arvad, et sul on nagu väga head tööalased suhted ja et sinu ülemus on sinu suhtes väga toetav, siis siin võib juhtuda, et tema päästab oma nahka ja mõtleb siiski eelkõige ettevõtte peale ja iseenda peale. Ja kui sulle tehakse tööalaselt mingeid täiendava tööpakkumisi või et mine ühest osakonnast teise või tahetakse sind kuidagi liigutada, siis see nagu sulle tegelikult midagi head kaasa ei too. Et laias laastus siin on sinu jaoks niisugune see on nagu pidev võitlus parema tuleviku nimel. Ja pidev võitlus parema tuleviku nimel. Ja kui keegi lubab sulle midagi väga head ja väga suurt, võta vastu. Aga ära oota, et see oleks püsiv või kestaks või pigem naudi hetke. Ja. Sest siin võib tulla, juhul kui me räägime kellestki, kes on sinust kas oluliselt väekam, oluliselt vanem või oluliselt jõukam, võib tulla temaga probleeme ja teie suhe võib selle suve jooksul muutuda. Ja väga palju võib muutuda. Vaatame, mis haldjad ütlevad. Siin muidugi, kui sinul on endal olnud plaan lahkuda oma kirjeldusele vastava ülemuse teenistusest või lahkuda oma suhtest, kus siis sinu elukaaslane on väga heal positsioonil elus, siis see on praegu hästi toetatud, see on hästi võimalik, see on üsna lihtne, aga jõukamaks see sind ei tee. Nii, ja mis ütlevad nõuandekaardid? Et nõuanne on see, et ole valvel, jälgi enda ümbrust. Vaata, et sa ei kaotaks valvsust, seda, kuidas sa ise käitud, kuidas sa ennast väljendad, milliseid sõnu sa kasutad, milline sa välja näed. Kui sa avalikes kohtades liigud, siis vahet ei ole, et kas see on siis töökoht, mingid lõbustused, internet näiteks on ka ju väga avalik. Et mõtle alati sellele, kuidas oma emotsioone ohjata ja kuidas jätta endast võimalikult tasakaalukat muljet. Sest sinul on siin ülitugevad emotsioonid, sa kipud üle mõtlema ja sa kipud üle reageerima ja see võib sind kahjustada.
ma ütleks seda ka, et arukas oleks hoida häid suhteid nende inimestega, kelle elus on kõik hästi. Kui su sõbrad on sellised, et neil on ka praegu raske ja neil on probleemid, et siis pigem ära nendega oma mõtteid jaga. Jääme selle juurde, et mõistlik on suhelda inimestega, kes on tugevamad, väekamad, tasakaalukamad, kes on oma eluga rahul. Sest nemad suudavad sind ka tasakaalu tõmmata. Et sa peaksid vältima siis neid ärevaid inimesi, ebakindlaid inimesi, klatši, himulisi inimesi. Jah. Et ja pigem jääma niisuguste kas siis selliste vaimsete, mingite põllumajanduslike ürituste juurde või sellised väljas käimised, kus sa omandad mingeid uusi teadmisi, saad mingit uut selgust. Et sellist lihtsalt lusti ja meelelahutust, võib olla, aga siis sa pead olema väga valvel. Iseenda suhtes just. Kuidas sa ümbritsevatega suhtled, mida sa endast välja annad. Et siin selline võimalus lehekülge pöörata oma elus on. Aga jah, lihtne see nüüd küll. Lihtne see ei ole. Ja fakt on, et siin on keegi mees, kes tekitab väga tugevaid emotsioone ja tekitab tugevaid emotsioone sellepärast, et ta ei suuda otsustada, ta ei suuda valida, ta on nagu võib-olla liiga oma enese heaolule keskendunud ja sina võib-olla oled natuke liiga palju tagaplaanil. Nii, jään praegu selle juurde, ei laienda. Aitäh! Kui sa valisid selle kivi, siis millised on sinu suvesuhted? Mis su suhetes toimub sellel suvel? Mis sinu suhetes sellel suvel toimub? Ohoo, et siin on nüüd nii, et siin on ettepanek kihluseks, abieluks, kooseluks, mingi väga konkreetne ettepanek. See võib olla ka ettepanek tutvustada sind oma siis partneri vanematele, viia sind avalikku ruumi ja tutvustada sind elukaaslasena, partnerina, ma ei tea, hingesugulasena, naisena. Et mu meelest väga hea ju. Täpsustame. Kõlab hästi, aga täpsustame. Ja siin võivad päris pulmad ka olla või pulmakutse. Nii. Ja siin ikkagi, sa saad teada, et keegi on nagu lootusetult kaotanud sulle oma südame, eks ole, natuke peas sassis, võib-olla ajab mingit udumudru suust välja, võib-olla ei käitu kõige adekvaatsemalt, võib-olla mõjub kuidagi pilvedes ja hõljuv või natuke lapsik või lihtsameelne, aga see kõik on hästi siiras. See kõik on hästi siiras. Ja siin, tead, vahet ei ole, et see on niimoodi, et te mõlemad mõtlete üle, te mõlemad muretsete liiga palju, olete magamata, ma ei tea, võib-olla lobisete poole ööni mingitest elulistest asjadest, eks ole, arutlete põhjalikult, emotsionaalselt, kirglikult. Et just see mõttetegevus ja nagu tundeelu on hästi intensiivne, hästi üles-alla. Aga see on tead, mina ütlen, see on saatus. Nii peab minema.
kõik on hästi sinuga ja kõik on hästi sinu suhtega ja ei olegi üldse vahet, et kui sul suhet ei ole, siis ta tuleb, kui sul on suhe, siis see suvi tuleb niisugune väga positiivne, laadiv, täis siis erinevaid toredaid ettepanekuid, arutelusid, mõttevahetusi. Ja isegi kui tekib selliseid väiksemaid vastandusi, siis tegelikult ka sellised konflikti moodi olukorrad lõpevad väga positiivselt. Ma võtan sulle nõuandekaardi ka, kuigi siin mina ei tea, mis siin nõuanda, kui kõik on hästi, no mida sa nõustad? Aga olgu, vaatame. Nii, vaatame. Tead, kõik see südamevalu ja mingi purunenud suhted ja konfliktid ja arusaamatused ja mis sinu elus on olnud, sa ei tohi neid kogu aeg kaasas kanda. Et kui su süda on raske ja kui sa oled praegu selles kohas, et sulle tundub, et ma siin, ma ei tea, tilgun verd, eks ole, siis lase lahti, lõpeta ära. Tee oma südameruum puhtaks. Sul on õigus olla heas suhtes, püsisuhtes, toetavas suhtes. Uued võimalused ei ole halvad võimalused ja mõnikord, mitte kõigil, aga mõnikord on siin võimalus päästa ka seda, mis tundub, et on luhta läinud. Ja võib-olla siis oleks mõistlik oma partnerit ka teavitada sellest, et mitte rääkida pikki lugusid oma õudselt raskest elust, on ju, või teha tundide viisi etteheiteid, aga arutleda selle üle, et kuidas varasem kogemus mõjutab praegust. Ja mida me saame teha, kui me tahame seda suhet hoida ja kasvatada. Jah. Vot nii. Niisugused nõuandekaardid seekord. Kui sa valisid selle teokarbi, siis suvesuhted, millised on sinu suvesuhted? Millised on sinu suvesuhted? Millised on sinu suvesuhted? Tead, sinul nüüd kindlasti armuelus tekivad mingid muutused, tekivad uued võimalused, olukorrad, kus sa pead, kus sa oledki valikute ees. Siin võib olla, et siis situatsioon, kus keegi varasemast elust üritab sinuga uuesti suhet taastada, aga võib olla ka, ja tõenäoline on, et sul tegelikult on nagu tules mitu rauda, ehk sul on mitu pakkumist. Ja tead, võib-olla isegi on natuke keeruline valida. Aga sinu armuelust tulevad küll muutused. Pead lihtsalt ise otsustama, mida sa tahad. Et kui ma võtan siia nüüd natukene selgitust juurde, siis et kui sul on mingid firma suvepäevad või mingid sellised suvised üritused, mis võib-olla natukene meenutavad ka, ma ei tea, kas tööd või mingit asjaajamist või siis seal on võimalik saada huvitavaid ettepanekuid. See tähelepanu, selline kuidagi sellel suvel nagu sa saad hästi palju välistähelepanu, sa saad palju kutseid osaleda mingitel üritustel ja mõistlik oleks nad kõik ära kasutada, sest tegelikult need aitavad sind edasi mitte ainult suhete osas, aga võib-olla ka tööalaselt.
Mis nagu selle situatsiooni võib-olla keeruliseks teeb, on see, et sulle tundub, et sa ei jaksa. Sa ei jaksa nii palju käia ja joosta ja hüpata ja tantsida ja liikuda ja reisida ja noh, et nagu kogu seda tegevust on sinu jaoks liiga palju ja sulle tundub, et sa väsid rutem, kui sa peaksid. Aga tegelikult sind väsitavad tugevad emotsioonid. Et ülitugevad emotsioonid. Siin oleks mõistlik hoida ennast kuidagi emotsionaalselt paremas tasakaalus. Ja vaata, ma räägin lihtsalt emotsioonidest. Ei ole vahet, kas need on positiivsed või negatiivsed. Ka väga õnnelikud sündmused, väga õnnelikud hetked väsitavad meid täpselt samamoodi nagu rasked hetked või väga negatiivsed sündmused. Et kui sa siin oma valikuid teed, siis sa peaksid hoidma ikkagi fookust eelkõige iseendal. Mida sina tahad? Südamega otsustama, mida sina tegelikult tahad. Et põhimõtteliselt kodust lahkumine, avalikel üritustel osalemine, isegi kui see on väsitav, toob sulle tegelikult suhteid, raha, tööd. Ma ei tea, mis su eesmärk on, et milliseid suhteid sa otsid, aga siin tekib mitmeid erinevaid võimalusi ja tead, mina ütleks, et sul on väga head valikud sellel suvel. Kuigi jah, see võib olla väsitav. Jaa. Et ma pigem panustaksin tööle, aga miks mitte ka paarisuhe. Nii. Ja sa selle suve jooksul leiab kellegi, võib-olla ühe inimese, võib-olla sellise seltskonna, kes pöörab su elu pea peale, kes toob su ellu muutused. Täiesti sul on võimalik selline suur kannapööre teha, minna nagu täiesti uut teed mööda. Ja et need raskused, mis sul on olnud või isegi kui sul tekivad raskused, siis tegelikult sa kogu aeg liigud edasi. Edasiliikumine ei ole mitte kuidagi takistatud. Kui sulle tundub, et ma ei tea, mingi hetk on nagu raske, on ju, siis tegelikult on vaja lihtsalt minna edasi. Tee edasi seda, mida sa südamega teed. Kui sa lood südamest paarisuhet, tee edasi, kui sa tahad oma suhet säilitada, tee seda edasi, et leiad uue töö ja tahad sellesse panustada, anna tuld, et siin sinu sellised nõuandekaardid võib-olla ka selles mõttes nagu ütlevad, et kui sa oled oma inimese leidnud, vahet ei ole, et kui otsid tööd, oled töö leidnud, otsid suhet, oled suhte leidnud. Ära siis enam edasi otsi. Tegele edasi sellega, mille sa oled leidnud. Et sa oma ellu korraga ei tõmbaks liiga palju ja ei tõmbaks midagi sellist, millega sa pärast toime ei tule. Ja sinul on selline valikute tegemise suvi ja valikuid saab olema palju. Ahah, siin, nii. Aitäh. Loodan, et kõigi suhted saavad olema suurepärased. Aitäh.